Tere! Mina olen siis Kristi Esperk ja olen psühholoog ja skeemiterapeut ja juhatan sisse meie tänase webinari. Täna toimub meil siis skeemiteraapia teemaline webinar, sest me tähistame täna esimest korda maailmas skeemiteraapia päeva ja see on siis selline ülemaailmne üritus. Minuga koos on siin täna 4 kolleegi, kes tutvustavad ennast varsti ise. Ja miks me üldse seda päeva tähistame? Siis täna 16 aastat tagasi loodi rahvusvaheline skeemiteraapia ühing. Ja see ühing on siis selline katusorganisatsioon, mis koolitab skeemiterapeute, annab litsentse ja korraldab regulaarselt rahvusvahelisi konverentse. Ja teeb ka palju muid toimetusi, mis skeemiterapiat puudutab. Ja näiteks siis kõik skeemiterapeudid, kes on saanud litsentsi, et nad võivad skeemiterapeudina töötada, on selle katusorganisatsiooni liikmed. Ja sellega seoses, et täna on siis selle skeemiteraapia ühingu sünnipäev, toimubki üle maailma erinevaid üritusi. Ja Eestis me teemegi sellepärast täna webinari ja lisaks sellele toimus meil ka selline koostööpäev, kus skeemiterapeudid koostasid eestikeelseid töövahendeid. Ja kui teil on huvi lugeda rohkem ja tutvuda rohkem skeemiteraapia ühinguga, rahvusvahelise ühinguga, siis saate kodulehelt infot. Eestikeelne lühend on ISSC. Ja kodulehe pealt saate ka tasuta ettekandeid vaadata, mis üle maailma tänase päeva puhul toimuvad. Ja need tasuta ettekanded jäävad siis terveks nädalaks üles, et kes soovib, saab neid vaadata ilma, et te peaksite olema ühingu liikmed. Ja kui teil nüüd tekib täna webinari jooksul küsimusi meile, siis saatke oma küsimused chatti ja meie webinari lõpus me siis täna võtame küsimused kokku ja vastame neile. Ja kõigepealt me alustakski siis sellest, et tutvustame ennast natukene, et miks me üldse skeemiterapeudid oleme ja kuidas me oleme jõudnud sellesse punkti, kus me praegu oleme. Ma kõigepealt räägin enda kohta ära ja siis annan sõna kolleegidele. Et mina jõudsin skeemiteraapia juurde 6 aastat tagasi. Ja sellepärast, et tegelikult paljud kolleegid olid juba varem käinud skeemiteraapia koolitusel ja nad rääkisid sellest väga elevusega ja tekitasid minus huvi. Nad kiitsid, et see on huvitav lähenemine. Ja siis sellest ajast peale, kui ma hakkasin õppima skeemiterapiat, siis ma näengi, et see annab nagu rohkem selgust ja enesekindlust kliendi töös, et ma saan paremini suuremat pilti näha, mis inimesega toimub ja saan aru paremini, mida ta võib vajada selleks, et muutust esile kutsuda. Ja hästi tore on see ka, et skeemiteraapia väljaõppes me saame enda peal katsetada tehnikaid, meetodeid läbi ja saame kogeda oma nahal, kuidas need tehnikad töötavad. Ja läbi selle ma tunnen ka, et minul on tekkinud usaldus skeemiteraapia vastu, et ma ise tunnen, mis efekti see annab ja kuidas see töötab. Ja ma annaks nüüd sõna ka teistele kolleegidele, et nad saaks ka endast rääkida. Et näiteks alustaks Juliast. Tere kõigile minu poolt. Mina olen Julia Laanemets ja olen psühholoog ja samuti skeemiterapeut. ISSD poolt sertifitseeritud skeemiterapeut ja selle skeemiteraapia maailmas olnud ka 6 aastat, nagu Kristigi. Õppisime koos, toetasime palju teineteist ja mul on ka isiklik skeemiteraapia kogemus ja lisaks skeemiteraapia teen ma pereteraapiat, olen pereterapeut ja ka paari skeemiteraapiad. Ja näen, kuivõrd rikas vahend skeemiteraapia on, mida saab ka kombineerida ka pereteraapiaga ja kuidas see täiendab, et 2 erinevat meetodit täiendavad teineteist.
ja näiteks isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et vahel ongi vaja neid täiendavaid meetodeid selleks, et hakata tegema pereteraapiat, tööd suhetega. Ja ma olen nüüd sellest aastast ka Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni juhatuse liige. Nii et skeemiteraapia on selline väga südamelähedane lähenemine. Ja ma annan sõna üle Marikale. Aitäh, Julia ja Kristi. Mina olen Marika Paaver. Mina olen siis siin selle tõttu, et mina olin skeemiteraapia väljaõppe esimeses rühmas Eestis, mis alustas 2017 ja 2020 sain ma siis rahvusvaheliselt litsenseeritud skeemiterapeudiks. Aga et eellugu on siis selline, et ma alustasin tööd psühhiaatriakliinikus 2005. aastal ja seal töötades sageli rakendades mingisuguseid meetodeid, et aidata neid siin ja praegu, neid inimesi, ma ikkagi vahel sageli ma ei saanud aru, mis ja miks selle inimesega, miks ta on hakanud mõtlema endast nii, nagu ta on hakanud mõtlema. Miks üldse inimesed vahel mõtlevad selliseid asju, et kas nad arvavad, et nad on rumalad või nad ei ole midagi väärt, et kuidas selline uskumus saab üldse tekkida. Ja ma ei teadnud seda. Ma tegelikult skeemiteraapia aitas mul tegelikult mõista, kuidas see juhtub. Ma lugesin 2003 aastal välja antud Jeffrey Youngi raamatut ja see kuidagi minu jaoks pani asjad väga palju süsteemi, tekitas sellise mõistmise ja selle tõttu ma läksin selle teemaga edasi ja siiamaani mulle meeldib selle skeemiteraapia juures see integratiivsus, et ta paneb kokku väga erinevaid asju. Ma olin õppinud kognitiivkäitumisteraapiat alguses, aga käisin ise psühhodraama rühmas ja see, kuidas nagu need kaks meetodid omavahel kokku minu sees said, see oli nagu minu jaoks väga äge ja väga abistav ja arendav. Ja hakkasin selle tõttu ka ise huvi tundma igast kogemuslike meetodite vastu. Ja siis ma tulin väljaõppesse ja nüüd ma olen siin. Annan edasi sõna Katrinile. Ja tere ka minu poolt, mina olen Katrin Kaljula ja mina olen ka kliiniline psühholoog ja töötan igapäevaselt laste, noorukite ja täiskasvanutega ja minu esimene teraapia väljaõppe on ka siis kognitiivkäitumisteraapias. Ja kuidas ma skeemiteraapia juurde jõudsin, ma arvan, ma jõudsin üsna juhuslikult, et ma reageerisin ühele kirjale, mis kuulutas välja esimese Eesti skeemiteraapia põhiväljaõppe ja ma olingi siis Marikaga ühes grupis. Ja mis ma sealt grupis siis avastasin või seal väljaõppes, et mulle meeldib selle skeemiteraapia kontseptsiooni inimese käsitlus, et minu jaoks on see kuidagi selline terviklik käsitlus, mis võtab kokku sellise mineviku, oleviku, tuleviku ja ma arvan ikkagi, et iga terapeut ikkagi töötab selle vahendiga, mis ta enda peal nagu töötab. Ja mina olen ka siis rahvusvaheliselt litsenseeritud terapeut aastast 2018 ja väga naudin seda maailma kogukonda, mis korraldab rahvusvahelisi webinare ja iga-aastaseid konverentse ja mul on hästi turvaline selles kogukonnas olla. Et mina olen ka selle suuna väga suur fänn ja austaja. Aga ma annan sõna Ann-Liisile. Aitäh! Mina olen Ann-Liis Ojaots ja olen ka kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja minu esimene väljaõpe ja ka suur kirg on olnud kognitiivkäitumuslik teraapia ja olen selle skeemiteraapia väljaõppe samuti selles esimeses grupis 2017 ja sinna mind rohkem kutsus ka see kuidagi nagu tunnetus, et inimese jaoks et lisaks sellele, et ta saab nagu kergendust mingist häirest või häire paraneb, see minu kogemus ütleb, et see võib uuesti tagasi tulla ja et see ei anna nagu sellist nagu, ei pruugi anda nii palju nagu elusust juurde, et seal on mingisugused allhoovad veel, mis nagu on ja skeemiteraapia minu jaoks on olnud hästi nagu toetav just sellepärast, et ta on transdiagnostiline, et ta ei vaata niivõrd diagnoosi, et ta pigem on nagu
selleks inimeseks olemist ja sellega kaasnevaid raskusi nagu normaliseeriv, et see on loomulik, et me loome, psüühika loob mingid toimetulekuviisid, mis aitab meil ellu jääda. Ja skeemiteraapia keskendub ka rohkem emotsioonidele, emotsioonide taga olevate vajadustele, et ta on hästi nagu just vajadustel põhinev, emotsionaalsel vajadustel põhinev. Ja see on see, mida ma olen oma töös kogenud ja mida ma ka väga hindan, et lisaks sellele, et mul ei ole väga halb, et mul oleks ka veidi nagu parem ja ma saan iseenda jaoks teha midagi ja ma saan olla teistega paremas kontaktis. Et see skeemiteraapia, need kogemuslikud tehnikad ja tal on väga palju erinevaid viise, kuidas iseenda mustreid nagu märgata ja kuidas eristada enda sees neid erinevaid osi ja toimetulekuviise ja olekuid. Ja minu jaoks just skeemiteraapia eesmärk tõesti, et ei ole mitte vaid sellist nagu sümptomeid ja psühhopatoloogiat nagu vähendada, vaid ta tõstab ka sellist üldist eluga rahulolu, ehk et ta tegeleb nii nende düsfunktsionaalsetega, funktsionaalsete olekutega ja see kuidagi on selline laiapõhjaline ja mind väga kõnetab. Lisaks sellele, et see meie skeemiteraapia assotsiatsioon ja kolleegid on äärmiselt toredad. Mina olen õppinud skeemiteraapia väljaõppes käinud. Ma ei ole veel täna sertifitseeritud skeemiteraapia terapeut, aga supervisiooni all jätkan seda teed. Aitäh, Ann-Liis. Ja tahaks liikuda nüüd veelgi edasi süvitsi, et rääkida rohkem sellest, mis asi see skeemiteraapia on. Ja esimene teema või küsimus ongi siis see, et miks skeemiteraapia üldse tekkis ja kuidas ta tekkis. Ja annaksin sõna Marikale. Ja, et see on selline küsimus, mille puhul ei pääse me mööda üldse psühhoteraapia ajaloost ja ma ei saa võib-olla anda ammendavat ülevaadet sellest tekkeloost, aga mingis mõttes me peame liikuma ajas võib-olla üle 100 aasta tagasi. Selles mõttes, et mõista, et kuidas üldse psühhoteraapia koolkonnad ja voolud kujunesid ja kuhu see siis on tänaseks nagu jõudnud, need voolud ja kuivõrd nad omavahel koostööd teevad. Et kui me mõtleme, et sageli on nii, et mingisugune mõtlemisviis tekib ja sellele tekib nagu mingi vastand mõtteviis ja nad nagu omavahel võib-olla ei saa alati nii hästi kokku, siis psühhoteraapia ajaloos on ka nii nagu toimunud. Et kui näiteks psühhoanalüüsis tegeldi hästi palju inimeste nagu lapsepõlve analüüsimisega ja siis kognitiivkäitumisteraapia tekkides või tekkisid nagu sellised, kus vaadati rohkem siin ja praegu käitumist ja hakati töötama ikkagi hetkes selle inimesega nii nagu ta praegu on ja sinna lapsepõlve nii palju enam ei vaadatud üldse. Ja tehti, kui psühhoanalüüsis töötati väga pikaajaliselt, siis selles kognitiivkäitumisteraapias tahetakse töötada lühiajaliselt, hästi probleemikeskselt, häirekeskselt. Et nad on omavahel nagu üsna lahus. Aga lisaks on meil kolmas suund või selline humanistlik suund, mis on seadnud hästi palju fookusesse nagu inimlikkuse, inimeste, selle psühhoterapeudi ja inimese abivaja ja abiotsija omavahelise suhte, siis see on täiesti nagu eraldiseisev joon ja need kolm nagu suunda vahel liiguvad oma radadel ja kõik nad on teinud väga vägevaid ja võimsaid arenguid. Aga et skeemiteraapia mingis mõttes ma arvan tekkis selle tõttu, et oli vajadus sünteesi integratsiooni järele, et need omavahel kuidagi need suunad oma kõige paremad küljed saaksid ühendada. Ja skeemiterapias nagu see Jeffrey Young, kes selle nagu nii-öelda teoreetiliselt kokku pani, ta tegi seda 90-ndatel, tutvustas seda ja 2003. aastal sisuliselt nagu andis välja nagu, me võiksime nimetada piibliks või selliseks manuaaliks
sellel teemal, et on võimalik luua täiesti integreeritud süsteem, kus erinevad omavahel võitlevad suunad tegelikult ühe teki alla saavad. Ja nii, et see on nagu arusaadav. No see on nagu üks asi. Teine teema on see, et mingites varasemates psühhoteraapia suundades tegeldi, ütleme fookus näiteks psühhoanalüüsis oli ja psühhodünaamilistes sellest järgnevatest suundades oli hästi palju nagu nendel lugudel ja lapsepõlvest ja tegeldi hästi palju analüüsiga. Aga nii, ja see oli pikaajaline teraapia, siis samal ajal nagu kogemuslikul tasandil ei pruukinud inimesed siiski nagu muutust saada. Ehk siis nagu emotsiooni nii tugevalt ei pruukinud alati aktiveeruda ja tegelikult see, mis humanistlikus suunas on arendatud, psühhodraama ja gestaltteraapia meetodid, mis on väga võimsad kogemuslikud emotsiooni aktiveerivad tehnikad, mille kasutamine oleks olnud nagu vaja ühendada võib-olla nende analüüsivate teraapiatega ja siin ja praegu nagu lahendusi otsivate teraapiatega. Ehk siis pandi kokku nagu ka erinevaid, Jeffrey Young pani kokku ka erinevatest koolkondadest pärit väga häid tehnikaid. Et need võib siis jagada laias laastus terapeutilisele suhtele suunatud tehnikad, kus nagu antakse sellele kliendile nagu korrigeerivat kogemust ja sellest räägivad mu kolleegid ise pikemalt, et siis sellele kogemuslikud tehnikad, kus inimene nagu mingisuguseid oma käitumisviise näeb nagu mingisuguse eraldi olekuna, paneb näiteks tooli peale, toolitehnikad psühhodraamast ja siis väga head klassikalised ja väga tublisti oma tõenduspõhisust tõestanud kognitiivsed ja käitumuslikud tehnikad, kus inimene reaalselt muudab midagi oma käitumises, reaalselt muudab midagi oma mõtlemises ja teeb seda siin ja praegu, oma praeguses elus, mitte lihtsalt ei analüüsi lapsepõlve. Nii et nende integratsioon, nende tehnikate integratsioon. Ja võib-olla kolmas asi, miks seda skeemiteraapiat oli nagu vaja ja miks ta tekkis, oli see, et kui me nüüd kognitiivkäitumisteraapia, kes nagu vaatas nagu asju hästi palju nagu häirepõhiselt, siis tegelikult oli vajadus sellise suuna järele, kuna inimestel on probleeme tavaliselt mitu, et tal võib olla ärevus ja tal võib olla depressioon või tal on näiteks meeleolu kehv, aga tal on ka lisaks sõltuvushäire, ehk siis ta kasutab mingeid aineid. Et meil on erinevad probleemid tulevad kokku ja kokkuvõttes on meil vaja tegeleda nende probleemide tekkimise algpõhjustega. Ja need algpõhjused enamasti on siis seotud lapsepõlves täitmata vajadustega ja selle tulemusena tekkinud mingisuguste dysfunktsionaalsete käitumisviisidega. Sellest jällegi mu kolleegid räägivad pikemalt sellest mudelist. Ehk siis, et nagu tekkis nagu vajadus nagu transdiagnostilise lähenemise järele, kus me vaatame ühtset algpõhjust, mitte enam ühte nagu konkreetset häiret ja jättes kogu isiksuse ja inimese muu elu ja suhted ja olemise viisid nagu kõrvale. Et selline tervikkäsitlus tegelikult inimese kohta ja tema mõtlemisviiside kohta. Selle asemel, et ainult ühte häiret vaadata. Et ärevus on selle inimesega nagu seotud. Ma isiklikult võin nagu ka öelda, et seesama, miks mina skeemiteraapiasse tulin, mida ma enne seletasin, et kui ma ei saanud enne aru, miks inimene käitub nii nagu käitub, miks üks inimene tegelikult hakkab ennast näiteks näljutama, miks üks inimene hakkab tegema mingeid selliseid asju, mis ei ole talle üldse head, siis skeemiteraapia läheb nagu selle probleemi tekke nagu alghetke ikkagi otsib selle nagu üles ja muuta seda probleemi tegelikult saab nagu, kui me võtame ühendust selle panusega, kus see probleem alguse sai. Ehk siis me ei saa muuta täiskasvanu ea loogika abil, vaid me hakkame ikkagi linkima täiskasvanu eas toimuvat sellega, mis juhtus lapsepõlves. Ja me kergitame üles emotsiooni. Et see oli see kogemuslik viis, kuidas lapsepõlveni üldse jõuda, kuidas seda linki tekitada, kuidas emotsiooni kaudu, see oli see, mis nagu oli hästi oluline panus.
Ja noh, kindlasti Jeffrey Youngi nagu mudelis nagu toodi need emotsionaalsed vajadused, millest varem polnud räägitud, ikkagi väga tugevalt pilti. Et meile räägime ikka me oleme rääkinud füüsilistest vajadustest, palju inimesed teavad sellest, aga sellest, et inimesel on vajadus armastuse või iseseisvuse või mängu järele, seda inimesed tegelikult väga palju ei teadnud ja varasemad käsitlused ei olnud seda üldse välja toonud. Et need on asjad, mida ma vastaks küsimusele, miks. Võib-olla mu kolleegidele midagi öelda täienduseks, aga niimoodi. Aitäh! Et ma saan aru, et nagu see skeemiteraapia ongi siis selline nagu integratiivne ja selline erinevaid suundi ühendav tervik, mille järgi oligi vajadus tekkinud. Sest neid erinevaid suundi oli enne juba palju ja need kõik omamoodi toimisid, aga ei olnud seda ühendavat lüli. Et see on nagu see, milleni me oleme jõudnud siin. Aga nüüd järgmine küsimus on siis see, et miks üldse skeemiteraapiat niimoodi nimetatakse, et mis asi see skeem on või skeemiteraapia üldse on, et kust see sõna tuleb, kust see nimi tuleb ja äkki selle kohta oskab Julia meile rääkida. No, skeemiteraapia on sellepärast, et me tegeleme inimeste skeemidega. Sellepärast ka skeemiteraapia. Ja skeem omakorda on programm. Et me oleme kõik programmeeritud ja me hakkame või meile hakatakse seda programmi koodi kirjutama sünnist saadik. Et kõik meie kogemused kuidagi salvestuvad meie sisse, kusjuures sõltumata sellest, kas me seda teadvustame või ei teadvusta. Meie mälestused, nii vahvad hetked kui ka rasked hetked, nad hakkavad kujundama seda koodi, mille põhjal kujuneb välja mingi sisemine psüühiline programm, mida skeemiteraapiaks nimetatakse skeemiks. Ja kuna kogemused võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed, siis ka skeemid võivad olla positiivsed ja negatiivsed või skeemiteraapias öeldakse mitte adaptiivsed, sellised, mis tegelikult elu kuidagi häirivad. Ja selle aluseks omakorda on vajadused, millele viitas juba ka Marika. Lisaks meile sellistele füsioloogilistele vajadustele on inimestel ka psühholoogilised vajadused. Ja kui proovida neid vajadusi kuidagi lühidalt kirjeldada, siis võib öelda, et laias laastus jagunevad nad 4 gruppi. Kui laps sünnib, siis tal eelkõige on vaja hoolt. On vaja kedagi turvalist täiskasvanud, kes tema eest hoolitseb, kes teda armastab, kes osutab talle tähelepanu, kes nunjutab teda, et kellega kujuneb välja kindlumussuhe. Nii et üks meie kui inimeste kõikide vajadus on turvaline seotus teiste inimestega, et meie tunne. Aga aegamööda tasapisi hakkab lapsel kujunema ka oma mina, ehk siis autonoomia, et see on teine oluline vajaduste grupp. Selleks, et laps suureks kasvades saaks iseseisvat elu alustada, saaks oma suhteid alustada, oleks elus edukas. Nii et muidugi see on oluline vanemate ülesanne või üldse täiskasvanute ülesanne toetada ka tema autonoomia arengut, tema mina. Aga kuna maailmas on väga palju minasid, siis on vaja, et need minad omavahel kuidagi koos eksisteeriks võimalikult turvaliselt. Ja selleks on omakorda vaja piire, mis on ka järgmine selline vajaduste grupp. Ja küpsed, terved lapsevanemad, head lapsevanemad või piisavalt head vanemad oskavad ka piire seada turvaliselt. Ühelt poolt rikkumata suhteid lapsega ja teiselt poolt austades tema isiksust, tema mina. Ja muidugi kõik lapsed vajavad ka võimalust mängida, olla spontaansed, loovad, fantaseerida. Tegelikult ka täiskasvanud vajavad seda lihtsalt võib-olla teisel kujul kui lapsed. Need on need 4 suurt vajaduste gruppi ja kui laps kogeb olukordi, tegelikult ka täiskasvanu, aga skeemid hakkavad arenema juba sünnist saadik, lapsepõlvest, et need juured kindlasti on seal
et kui laps kogeb olukordi, kus tema vajadused jäävad rahuldamata või rahuldatakse liiga palju, näiteks antakse liiga palju iseseisvust ja selle tulemusel kahjustub turvatunne. Nii et kui tema vajadus on frustreeritud, siis tal tekivad vastavad tunded, mõtted, uskumused, kuna tunded on kehalised, siis ka kehaaistingud ja hakkabki valmima see kood. Antud juhul, kui vajadust on frustreeritud, siis negatiivne kood. Ja tasapisi kujunevad välja skeemid. Praegusel hetkel on kirjeldatud 20 võimalikku skeemi, mis on nende vajadustega kuidagi seotud. Ja tegelikult meil kõikidel on nad olemas, sest ükski lapsevanem ei suuda rahuldada lapse vajadusi 100%. See lihtsalt ei ole võimalik. Seetõttu ka skeemiteraapias kasutatakse küll mujalt tulnud terminit piisavalt hea vanemlus. Et kui lapsevanem püüab piisavalt hästi lapse vajadusi rahuldada. Ma toon ühe näite, et natukene illustreerida seda, kuidas üks skeem võib kujuneda. Näiteks, kui lapsevanemad on väga palju tööl ja neil ei ole piisavalt aega lapsega tegeleda, lapsega mängida, kuulata tema lugusid, mis lasteaias, mis koolis juhtus, märgata võib-olla mingeid varjatumaid vajadusi, siis võib lapsel hakata arenema hüljatuse skeem või emotsionaalse deprivatsiooni skeem, kui ei märgata tema tundeid. Sama skeem võib areneda ka siis, kui last jäetakse maha kuhugi, näiteks haiglasse ilma ema, ilma isata. Või kui tema lähedane isik ootamatult sureb. Et väga erinevad sündmused võivad põhjustada ühe sama skeemi väljakujunemist. Ja sellises olukorras, kus lapse vajadused, antud juhul turvalisuse ja sõjautuse järele on rahuldamata, siis ta tunneb ennast väga halvasti. Tunneb tervet rida raskeid tundeid. Tunded on kuidagi tema kehas. Et ta hakkab mõtlema midagi enda kohta ja maailma kohta. Näiteks antud juhul, et ma ei ole armastusväärne, ma ei ole oluline või maailm ei ole turvaline koht. Mind nagunii jäetakse maha ja nii edasi. Et hakkab kujunema välja see programm, hüljatuse programm ja kui laps kasvab suureks, siis ühed või teised stiimulid võivad tema skeemi aktiveerida. Näiteks, kui sõber ei vasta kohe tema sõnumile, siis juba skeem aktiveerub, ärkavad rasked tunded, mõtted, ta ei hooli minust, ta ei tahagi minu sõber olla ja nii edasi. Siis juba programm läheb tööle, skeem aktiveerub. Ja tavaliselt, kui me räägime skeemidest ja skeemiteraapias, me tegeleme skeemidega ühelt poolt. Ehk siis me, nagu Marika ka ütles, me läheme lapsepõlve, me uurime seda algpõhjust ja me proovime seda algpõhjust muuta või me ei saa minevikku muuta, aga me saame kirjutada ümber seda koodi. Et skeemiteraapia on mingis mõttes selline ümberprogrammeerimine. Selleks on palju erinevaid võtteid jällegi skeemiteraapias ja skeemiteraapia on muide ka traumateraapia, sest mõned kogemused, mis kujundavad skeemi ehk seda koodi, võivad olla väga traumaatilised kogemused. Ja skeemiteraapias on selleks vastavad meetodid, millest kolleegid veel räägivad. Et ühelt poolt me püüame pehmendada seda skeemi. Kas just täiesti seda ära võtta või sellest loobuda, see on omaette küsimus. Vahel see õnnestub, vahel mitte, aga vähemalt vähendada selle skeemi mõju. Teiselt poolt skeemiteraapias on väga oluliselt kohal ka selline mõiste nagu skeemi olek. Ehk siis, mida inimene teeb, kui tema skeem on aktiveerunud. Ja olekuid me ka õpime juba lapsepõlves. Näiteks, kui ema ja isa on hõivatud palju tööga, laps on üksinda, peab ise kuidagi oma vähemalt emotsionaalsete probleemidega toime tulema, siis ta õpib ju kuidagi sellele reageerima, sellega toime tulema. Ja meil inimestena on repertuaaris tegelikult 4 toimetuleku stiili.
see on võitlemine, põgenemine, tardumine või ka alistumine. Ja nende põhjal kujunevad välja erinevad käitumised, mis lapsel on väga vajalikud selleks, et selles raskes olukorras toime tulla, kus tal teisi toimetulekuoskusi või võimalusi ei ole, aga nad automatiseeruvad, saavad koodi osaks ja hakkavad korduma automaatselt ka juba täiskasvanu eas, kus tegelikult täiskasvanul on juba muud võimalused kuidagi toime tulla, aga ta ei teadvusta seda või ta ei oma neid oskusi või ta ei usu oma võimetesse või põhjused võivad olla erinevad, miks inimesed käituvad nii, nagu nad on õppinud lapsepõlves käituma. Nii et skeemiteraapia teine suund on tuvastada neid olekuid, ehk neid käitumisi, mis siin ja praegu aitavad emotsiooniga toime tulla, aga pikas perspektiivis on enamasti tegelikult inimesele kahjulikud. On kahjulikud tema tervisele, on kahjulikud tema suhetele, on kahjulikud tema karjäärile näiteks ja nii edasi, et nad ei ole jätkusuutlikud. Ja skeemiteraapias me püüame neid siis tuvastada, neid skeemiolekuid ja õpime mingeid muid toimetulekuviise, mis kuuluvad terve täiskasvanu tööriistakasti või repertuaari. Ehk siis võttes kokku, skeemiteraapia on ümberprogrammeerimise teraapia, kus me kirjutame ümber skeeme või pehmendame neid, töötame skeemidega, õpime rahuldamata jäänud või rahuldamata jäävaid vajadusi, alguses terapeudi abiga, hiljem klient, patsient õpib ise neid rahuldama või teiste inimeste abil rahuldama. Ja toetame terve täiskasvanu oleku arengut või kasvu. Seetõttu skeemiteraapia. Aitäh, Julia. Nüüd ma tahaks anda edasi sõna Anneliisile ja küsimus on selline, et milliste probleemide puhul võiks skeemiteraapiasse pöörduda ehk millal skeemiteraapia aitab ja kellele see lähenemine sobib? Ja skeemiteraapia sekkumised on suunatud peamiselt just kroonilistele häirimist alles hoidvatele aspektidele. Et ta ei ole niivõrd akuutsete psühhopatoloogilistele sümptomitele, vaid kroonilistele asjaoludele, et ikka ja jälle, kui mingi akuutne ärevushäire, siis see vajab aktiivset sekkumist, aga kui ikka jälle sellist ärevust on või meeleolulangust on ja kui teda esmalt loodi, siis oli ta just piirialast tüüpi isiksushäiretele efektiivne ja väga tõhus. Nii et ta sobib, tänapäeval on neid sekkumisi ja neid lähenemisi erinevatele just isiksushäiretele, mis on sellised sügavamad käitumuslikud ja emotsionaalse reaktsiooni mustrid. Ja sellel on leitud, et skeemiteraapiast on abi ja kasu, et mõista neid kohanemisstrateegiaid ja mustreid, et neid kohandada tänasele elule siin ja praegust kohasemaks, mis on kasvamise ajal kujunenud. Ja seda on ka teadusuuringud näidanud, et skeemiteraapia tulemusena selline pikaajaline stabiilsus paraneb, et enesetappe on vähem ja inimeste elukvaliteet läheb paremaks. Siis skeemiteraapia on just hea selliste pikaajaliste emotsionaalsete raskuste korral, kui ma juba ütlesin, et kui see ärevus ikkagi krooniliselt jääb muretsemine, krooniliselt jääb ärevus, inimene saab elada, aga ta ei tunne ennast hästi või ka meeleolulangus, et inimene justkui ikka ja jälle kukub sinna sellesse depressiivsesse episoodi ja ta ei saa justkui oma eluenergiat kätte ja ta ei saa justkui elusust uuesti kätte. Et seal ka sellest skeemiteraapiast vaadata neid all olevaid kujunenud skeeme, uskumusi iseenda elu teiste kohta ja neid strateegiaid, kuidas ta on õppinud ennast päästma ja kaitsma, et ta ei tunneks enam neid haavatavaid kohti.
aga kuna elu on muutunud ja inimesed ümber on muutunud, siis on väga kasulik ümber vaadata nii need skeemid, nende paikapidavus kui ka need toimetulekuviisid, et teha nagu paremaid valikuid. Skeemiteraapia on kasulik ka söömiskäitumise ja söömishäirete korral, selle kohta ei ole küll liiga palju uurimusi, kuid kindlalt on leitud, et need negatiivsete skeemide seos, et positiivne korrelatsioon söömishäirete ja skeemiteraapia negatiivsete skeemide vahel. Skeemiteraapia on väga abiks ka just suhteprobleemidega. See on üks suur asi, mis nii siin meie kultuuriruumis kui üldse inimestel on, et me oleme suhetesse loodud ja kui on need raskused või probleemid, et on raske üldse suhteid luua. Või et suhteid küll inimene suudab luua, aga nad ei püsi, et püsivates suhetes nagu toimida. Või kolmas laad, et üldse see kontakt inimestega, et miskit on juhtunud, kujunenud, et see kontakti üldse teise inimesega nagu saada. Et siis selliste asjade puhul, et me saaksime koos olla, koos olekul oleks piisavalt turvaline tunne ja ma saaks olla piisavalt autonoomne isikupärane ise teistega koos olles, siis seal selliste raskuste korral skeemiteraapiast on abi, et vaadata üle, mis on aitanud ellu jääda ja korrigeerida, et seda saaks nüüd liikuda selles suunas, et kuidas saaks elada ja turvalisi suhteid esiteks õppida valima, häid suhteid ja sobivaid suhteid ja ka nendes siis püsivalt olema. Ja skeemiteraapia on hea ja toetav ja abiks ka just täpselt traumaga seotud probleemide korral, nagu Julia juba ütles, sest et sellistes kasvukeskkondades, kus on eriti suuri emotsionaalseid läbielamisi, siis seal need emotsionaalsed vajadused on eriti jäänud tahaplaanile ja seal on vaja olnud kasvatada väga tõhusaid strateegiaid, et jälle ellu jääda. Ja skeemiteraapia on selleks abiks, et mõista, et kuidas need kogemused on uskumusi ja käitumisi mõjutanud ja toimetuleku viise ja kuidas tänases päevas saab vaadata ümber ja õppida iseendaga teisel moel rääkima ja ka teistega. Seal ongi vaja oskust, et kuidas mõlemat oskust, nii nagu need vajadused on, et kuidas olla lahke, arvestav ja soe iseenda vastu ja kuidas väga selgelt seada piire, et need on oskused, mida saab õppida ja mis kaitsevad meie emotsionaalseid vajadusi. Ja madala enesehinnangu puhul, mis ka on alus selguste krooniliste raskuste säilimisel, ja vaimse ja füüsilise heaolu edendamiseks samuti, et skeemiteraapia, see suur kasu on tõesti see, et ta vaatab nii mõlemat poolt, nii seda, mis nagu takistab, mis tõesti ei ole enam täna kasulik, kui ka see, et kasvatada seda, mis nagu funktsionaalselt on kasulik ja see on ka oskus õppida ennast usaldama ja õppida vaprust ja õppida teha katseid ja õppida mängima uuesti ja õppida rõõmustama uuesti. Et ta vaatab neid mõlemaid poolt, ehk siis, et ka selliseks skeemiteraapiast võib abi olla just niisuguse heaolu edendamiseks ja isiklikuks arenguks ka. Ja skeemiteraapiat siis me saame rakendada, skeemiteraapia sekkumis on erinevaid, mina ise olen individuaalse töö tegija, aga skeemiteraapia on väga hea paaridele, paari skeemiteraapia on väga hea ja tõhus, on grupi sekkumisi ja on olemas lastele ja noorukitele mõeldud skeemiteraapia lähenemised ja on välja töötatud ka erinevaid programme skeemiteraapia baasil. Näiteks see Good Enough Parenting ehk piisavalt hea vanemlus, mis on hea programm, mis keskendub just lastevanemate toetamisele, et nende oskuste arendamisele, et kuidas toetada oma laste siis loomulikke emotsionaalseid vajadusi ja luua tugevat ja positiivset suhet lastega. Siis on veel selline programm nagu SafePath, mis on ka tõenduspõhine programm ja David Bernstein on selle välja töötanud, mina ise olen seda ka õppinud ja see on just välja mõeldud meeskondade toetamiseks, meeskondadele, kes töötavad sellise
noh, sellise emotsionaalse seltskondaga nagu psühhiaatriahaiglates või kriminaalõiguses või siis sõltuvusprobleemidega inimestega, et seal on väga palju selliseid toimetuleku olekuid, mis tuleb ja see programm on ju selleks, et meeskond saaks paremini aru siis oma sellest kliendist ja saaks neid paremini toetada, et nad liiguks ka sellise toimetulevama käitumise poole. Nii palju praegu, kellele see võiks olla. Aitäh, Ann-Liis. Et enne, kui ma nüüd annan sõna Katrinile, ma tahaks veel öelda seda, et julgelt saatke küsimusi, et kui teil vaatajatena on midagi segaseks jäänud või tahate midagi küsida, siis praegu on hea võimalus, et meil on webinari lõpus võimalik teile vastata. Ja kui teile meeldib meie webinar, siis võite laiki märkida meile. Aga ma annaks sõna Katrinile, et ta rääkiks meile täpsemalt, mismoodi see skeemiteraapia protsess välja näeb ja missuguseid tehnikaid skeemiteraapias täpsemalt kasutatakse. Aitäh, ma juba kuulsin, et kolleegid juba natuke viitasid sinna erinevatele tehnikatele ja et tegelikult on skeemiteraapia selline teraapia, kus on, ütleme, hästi oluline roll on terapeutilisel suhtel. Et terapeudi roll on ääretult oluline, et skeemiteraapias nimetatakse sellist mõistet nagu piiritletud vanemlikkus. Et metafoore kasutades võib siis öelda, et skeemiterapeut on nagu hea lapsevanem, et kes siis proovib aru saada inimese täitmata vajadustest, et see on nagu koos kasvamine, selline filosoofia, et see on nagu kliendiga koos kasvamine, et kui klient tuleb, siis me kõigepealt harime teda vajadustest, et see on nagu laps kasvab täiskasvanuks, kõigepealt me pakume kliendile hoolitsust, tuge, mõistmist. Järgmine etapp on noorukiga, kus me pakume talle autonoomiat, iseseisvust, et hakkab rohkem iseseisvalt harjutama neid tehnikaid, elus ellu viima, see, mis teraapiaruumis toimub. Ja siis lõpuks on see täiskasvanuiga, et kus me järjest enam toetame, tõhustame seda terve täiskasvanu olekut. Et sellisel moel võib seda protsessi kirjeldada. Aga skeemiteraapia süda on siis nii, nagu siin juba kolleegid ütlesid, selline emotsionaalsete baasvajaduste korrigeeriv täitmine ja esialgu just nimelt teraapiaruumis, et terapeut pakub seda ja läbi erinevate tehnikate, et skeemiteraapias on väga oluline võti sellistel emotsioonidele suunatud korrigeerivatel tehnikatel. Näiteks kujutluses ümber kirjutamine, nende mälestuste, kogemuste ümber kirjutamine, et pakutakse kujutluses siis esialgu terapeut võib sinna kujutlusse minna, seda, mida see inimene, see laps oleks vajanud minevikus ja need ressursid tuuakse siis olevikku, et inimene õpib koos terapeudi suunamise juhendamisega siis seda päris elus rakendama. Ja kui me mõtleme skeemiteraapia sellist nagu eesmärki, siis see ongi nii, et põhiliselt, et inimene saab kõigepealt aru kontakti oma täitmata vajadustest, et olgem ausad, et paljud inimesed ei tea tegelikult, mis need vajadused on. Ja kui keegi küsib, mida me vajame, mida sa vajad, siis me jääme jänni tegelikult. See on esimene samm, et üldse nagu aru saada, mis need vajadused on ja et neid õppida pakkuda endale, et kus need vajakajäämised on, kus mu käitumised ja olekud pärit on. Kui ma seda mõistan, siis ma saan ka aru, miks ma nii reageerin ja see on juba motivatsioon muutumiseks. Et nii nagu Julia ka kirjeldas, et meil on kaitseolekud ja need kaitseolekud on olnud ju kunagi funktsionaalsed. Nad on aidanud meil ellu jääda, selles olukorras oli see ainuvõimalik reageerimisviis ja kaitseolekutest nii-öelda läbiminek on üks päris raske nagu etapp teraapias, sellepärast need on ju kinnistunud harjumuspärased käitumised, et näiteks, et kui ma
tugevaid tundeid tundes ma lähen kuskile arvutisse mängu mängima või ma hakkan kompulsiivselt sööma või midagi muud ennast kahjustavat tegema, see on harjumus, eks ole. Et skeemiteraapias üks hea ja oluline tehnika on ka kaitseolekuga intervjuu ja see intervjuu ongi nii, et me räägime selle olekuga, kus sa pärit oled, mis on sinu funktsioonid, kasud, kahjud minevikus olnud ja mis need praegusel hetkel on, sellised kasud ja kahjud ja kas see täidab selline käitumine sinu baasvajadust. Et see läbiminek kaitseolekus tähendab seda, et me õpetame klienti saama kontakti oma haavatava lapse olekuga. Et meil kõigil inimestel on oma haavatav laps, need on meie tunded, sügavad tunded, on see kurbus, on see hirm, on see ärevus. Et võti ongi see, et me saame kontakti, et inimene oskab iseenda eest hoolitseda, et saada iseenda heaks vanemaks. Et see on see põhivõtmesõna ja algul on see mudel siis terapeut. Ja nii nagu ka kolleegid ütlesid, et me kõik oleme piisavalt head vanemad, et ega ükski terapeut ka täiuslik ei ole. Ja üks skeemiteraapia eesmärk on kindlasti ka selline skeemi nagu paranemine või hääbumine, et vahest inimesed küsivad, et mille järgi ma saan aru, et teraapia töötab või millal ma terveks saan. Skeemid ei kao kuskile, meie olekud ka ei kao kuskile. Et eesmärk on see, et skeemiteraapias, et see terve täiskasvanu olek nagu kasvab. Dialektilises käitumisteraapias, vist analoogne mõiste on see wise mind, eks ole. Et see terve täiskasvanu on see kese. Ta on 2 jalaga maas. Ta saab aru, et millal aktiveerub haavatava lapse olek. Kuskil on meie kriitik, kes ütleb meile kriitilisi sõnumeid, halvustavaid sõnumeid, et me oskame teda kõrvale tõsta, oleneb tema häälest, mis me temaga teeme. Me saame aru oma impulsiivse lapse olekust, temale tuleb piir õppida panema, me saame aru oma kaitseolekust, aga see kese, see boss on ikkagi terve täiskasvanu. Ja skeem nagu vaikselt hääbub, et kui me inimene olukordades, see võis olla üsna neutraalne olukord, kus tal aktiveerus mingi tunne, mingi kaitsekäitumine, et ta teadvustab, see skeem aktiveerub ja ta oskab ennast aidata ja ta oskab käituda oma vajaduste järgi või küsida enda vajadusi. Ehk siis selline neutraalne olukord enam ei käivita tugevaid emotsioone. Võib olla üks selline eesmärk, et kuhu siis, mis näitab, et skeemiteraapia töötab ja toimub mingisugune protsess. Ja ülim eesmärk on ikkagi selline terve täiskasvanu oleku ülesehitamine, leida üles inimese ressursid, tugevust, mis tal juba sees olemas on. Ja ütleme, see oleneb nüüd häirituse astmest, et olgem ausad, et sellise tugeva häiritusega inimene, traumeeritud, tal on väga palju sellist haavatava lapse olekut, ta ei oska ennast aidata. Et siis võib öelda, et see skeemiteraapia protsess ikkagi kujuneb mitme aasta pikkuseks. Et kõigepealt skeemiteraapia pakub seda hea ema, isa kuju ja seal toimub tõesti need kõik protsessid laps, noorukiga ja täiskasvanu. Et me ei saa eeldada, et inimesel on olemas kõik selline ratsionaalne mõtlemine, heasoovlikkus enda suhtes, et neid tuleb lihtsalt õpetada ja pakkuda algul väljast poolt, et see internaliseeruks inimestele. Ja tehnikatena ka Marika juba nimetas, et on see piiritletud vanemlikkus, on see nii-öelda see raamistik, mille sees kõik toimub ja seal me pakume siis neid kogemuslikke tehnikaid läbi kujutluses ümberkirjutamiste, läbi toolitehnikate, kus me paneme kliendi olekut toolide peale, kus me peame dialooge, läbirääkimisi. On ka tühja toolitehnika, käitumuslikud tehnikad, mis on KKT-s, toimetulekukaardid, et kui me midagi seansil teeme kogemuslikku, siis enamasti seanss lõpeb sellega, et me anname inimesele kodutöö ja me koostame näiteks toimetulekukaardi, et skeemiteraapia ei ole see, et me ainult teraapia ruumis teeme. Teraapia vahelisel ajal ikkagi toimub midagi, mida inimene kogeb teraapia ruumis ja ta võtab mingi teadmise kaasa, kodutöö, et ta harjutab midagi ikkagi.
ja kognitiivsed tehnikad, kognitiivne tehnika on juba see, et me loome kontseptsiooni inimese olekutest ja hakkab teid märkama ja teadvustama. Ja kõik sellised kognitiivsed tehnikad, mis hästi KKT-s töötavad, need on väga näidustatud. Et see, mis seal skeemiteraapias toimub, seda võib rääkida tegelikult tunde, aga see on praegu, mis mul nagu tundus oluline. Kui kolleegid tahavad midagi lisada, mis ma väga rääkimata jätsin, siis on täitsa teretulnud. Aitäh sulle, Katrin. Ma omalt poolt veel räägiks natukene sellest, mis on skeemiteraapia olukord Eestis. Ja siis meil on laekunud ka päris mitmeid küsimusi, et me võtame siis natuke aega ka neile vastamiseks. Et kõigepealt Eestis on samamoodi olemas ühendav organisatsioon ehk siis Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon. Ja see asutati 2017. aastal Tartus. Ja see on selline ühendus, mis tegeleb skeemiteraapia alase teadusliku ja praktilise tegevuse arendamisega Eestis. Ja see on mittetulunduslik ühendus. Skeemiteraapia Assotsiatsioon korraldab siis Eestis süstemaatiliselt koolitusi ja pakub siis ka võimalust litsentsi saada, vastava hariduse saada, mis vastab rahvusvahelisele skeemiteraapia ühingu standarditele. Ja juba on Eestis toimunud päris palju erinevaid koolitusi ja töötubasid selle aja jooksul. See on siis 7 aasta jooksul. Näiteks meil on toimunud individuaalse skeemiteraapia baaskoolitusi juba 4 korda ja baasväljaõppe on saanud meil 120 inimest Eestis. Lisaks sellele on meil toimunud ka Eestis grupiskeemiteraapia väljaõpe, laste ja noorukite skeemiteraapia baasväljaõpe ja toimuvad ka näiteks regulaarsed töötoad kehatehnikate teemal. Juba mitu aastat järjest on olnud siis vastavad töötoad ja on ka 1 korra toimunud kontekstuaalse skeemiteraapia töötuba ja siis käivad meile lektoritena enamasti skeemiterapeutid välismaalt. Ja regulaarselt toimuvad meil Eestis enda kolleegide vahelised komisjonid, kus me siis omavahel arutame tekkinud küsimusi, harjutame tehnikaid läbi iseenda peal ja mõtestame lahti, mida mingi skeem tähendab, mida mingi olek tähendab, kuidas sellega paremini toime tulla ja loome siis töövahendeid endale. Ja Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon on ka korraldanud supervisioone ja Eesti terapeudid aktiivselt osalevad ka siis rahvusvahelistel konverentsidel, suvekoolides, webinaridel ja lisaks siis tegeleb Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon teadustöö läbiviimisega samuti ja sellega seoses korraldab koostööd ka kõrgkoolidega. Näiteks on tõlgitud ja adapteeritud mitu küsimustikku eesti keelde ja selle kohta on valminud ka Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis uurimustöö, mis on kaitstud. Ja alates 2018. aastast töötab meil ka terminikomisjon koostöös Eesti Keele Instituudiga ja me oleme loonud siis eestikeelseid skeemiteraapia alaseid termineid. Ja need on leitavad Eesti Keele Instituudi sõnastiku ja terminibaasi süsteemist. Ja see töö meil veel jätkub. Ja praegu tegeletakse siis ka erialase kirjanduse kirjastamisega, võõrkeelse kirjanduse tõlkimisega, uudiskirjanduse väljaandmisega, et hetkel on tõlkimisel Jeffrey Youngi raamat. Ja see oleks siis lühidalt praegu Eesti skeemiteraapia olukorra kohta kokkuvõte. Kas keegi teist tahab veel täiendada, enne kui me lähme küsimuste juurde? Et tundub, et praegu ei ole mingeid
täiendusi tulemas kolleegidelt, siis ma loeksin ette esimese küsimuse ja kes on valmis teist vastama, siis andke märku. Esimene küsimus on siis selline, et kas skeemiteraapiat on võimalik Eestis saada ka Tervisekassa rahastusega, perearsti saatekirjaga Tervisekassa lepingupartneri juures? Ma võin vastata sellele küsimusele. On võimalik saada tingimusel, et see skeemiterapeut, kes seda teenust pakub, on ühtlasi ka kliiniline psühholoog ja all on ka leping Tervisekassa ja on Terviseameti luba olemas. Ehk siis ta vastab tingimustele, et teha koostööd perearstidega teraapiafondi raames. Kui ta on ühtlasi ka saanud skeemiteraapia väljaõppe, siis on võimalik saada sellisel juhul selle rahastuse baasil. Kõik Eesti skeemiterapeudid ei ole kliinilised psühholoogid ja kõik kliinilised psühholoogid, skeemiterapeudid ei oma sellist lepingut, mis teeb sobivate inimeste arvu üsna väikeseks, aga see võimalus on siiski olemas. See jääb muidugi inimese enda vastutada, selline inimene üles leida. Aitäh, Julia. Järgmine küsimus on selline, et kas on ka patsiente või kliente, kellele kindlasti ei sobi skeemiteraapia? Näiteks kuivõrd mängivad rolli kognitiivne võimekus, vanus ja muud sellised asjad? Ma võin vastata, ma arvan, et skeemiteraapia puhul see ei ole kindlasti esimene valik teraapiaks, kui tegemist on akuutse kriisiolukorraga, mingi ägeda psüühikahäirega, psühhoosiga, raske depressiooni, sügava depressiooniga, et kui inimesel ei ole ressurssi tegeleda millegagi, meil ei ole aega ja ressurssi ja jõudu tegeleda lapsepõlve mustritega ja neid linkida ja tervet täiskasvanut arendada, kui meil on kriisiolukord, et siis me peame hästi palju tegelema sellega siin ja praegu. Et see on tegelikult nagu sellise kroonilise protsessi raviks, mitte ägeda akuutse protsessi raviks. Ehk siis sellele see ei sobi, sellises olukorras see ei sobi või see võib nagu lükkuda edasi. Ja mis puutub vanusesse, kognitiivsesse võimekusse, ta ei eelda väga tugevat intellektuaalset võimekust. Need on kogemuslikud sekkumised, mis töötavad tegelikult igaühega, et inimesed emotsionaalsel tasandil oleme me kõik väga sarnased tegelikult ja loomulikult on ka laste skeemiteraapia, töötatakse lastega. Ehk siis see vanus ei määra eriti palju. Vanus võib määrata lihtsalt seda, kas inimene on valmis ja kas ta tahab nagu hakata endaga pikemat tööd tegema, et võib-olla mingis arengufaasis inimesel on teised huvid, eks ju, aga see ei ole see, et see oleks takistuseks. Võib-olla te tahate keegi täiendada, aga niimoodi ütleks mina. Aitäh, Marika. Siis on küsimus selle kohta, et kui tihti üldse skeemiteraapia sessioonid tavaliselt toimuvad? Ja sellele ma vastaks ka ise siis siia otsa kohe, et skeemiterapias tegelikult, kui me alustame sellist enesearengu muutuse protsessi, siis tegelikult on kõige kasulikum, kui me saaksime kokku saada kord nädalas, et see protsess käima läheks. Et see on tegelikult uuringud näitavad, ikkagi räägivad sellest ja protokollid on sellised, kus käiakse koos kord nädalas. Väga sageli inimestele aja ja raha mõttes on väga keeruline käia kord nädalas ja käiakse ja on võimalik käia ka 2 nädala tagant, aga see peab olema regulaarne protsess, mitte nii, et vaatame, millal me järgmine kord kokku saame, sest seal on väga selge nagu ikkagi struktuur või järjepidevus. Kui see lükkub nagu kuskil 3 nädala peale vahed või 4 nädala peale, siis ei ole see enam tegemist, ei ole skeemiteraapiaga, see on võib-olla skeemi nõustamine, skeemipõhine nõustamine, aga see ei ole enam teraapia protsess. Ja kas oli ka juttu, et kui kaua kestab, kui sageli toimuvad, aga ütleme nii, et tegelikult ta on ikkagi pikaajaline teraapia, ta ei ole selline, et me teeme 8 seanssi, ta on enamasti, eeldab ikkagi, et see muutus juurdunud mustritest tekiks. See eeldab, et me käime regulaarselt koos nagu vähemalt pool aastat. Et siis hakkab mingisugune, tegelikult see nagu
tulemus ka vaikselt nagu näitama ennast. tohib, ma lisan, et tegelikult tänapäeval on juba välja töötatud lühiajalised protokollid, lühiajalised sekkumised skeemiteraapia baasil, aga noh, ma olen siin Marikaga nõus, et kas me võime seda nimetada selliseks teraapiaks või kas ta rahuldab nagu kõik vajadused, see on omaette küsimus, aga nagu fokusseeritud mingi ühe konkreetse probleemiga tegelemiseks on olemas ka sellised lühemaajalised programmid, nii individuaalselt kui ka grupis. Aitäh, Julia ja Marika. Küsimus on nüüd selline, et mis on võimalikud skeemiteraapia negatiivsed küljed? Näiteks kliendi rahaline kulu, ajakulu ja muud sellised asjad. Võib-olla keegi tahab täiendada, aga mina juba eelnevatele küsimustele vastates ilmselt nagu tõin seda, see tuleb sealt välja, et kuna see on pikaajaline ja ikkagi on vaja käia regulaarselt, et siis loomulikult tähendab see enda aja ja enda energia panustamist ja ka kuskilt mingisugust finantsilist panustamist. Kas seda panustab siis klient ise või tema tööandja või Tervisekassa, eks ju. Et iseasi, kas see on negatiivne külg, et vahel on nii, kui seal on nagu mingisugune panus, kui inimene panustab oma aega, energiat ja ka oma raha, siis see tegelikult nagu motiveerib teda ka midagi tegelikult tegema ja muutma. Ehk siis ma ei tea, kas seda saab päriselt negatiivseks küljeks pidada, aga see on muidugi probleem kättesaadavuse osas ja see on juba riigi probleem. Väga suur, ütleme, vaimse tervise abi kättesaadavuse probleem, mis on vaja lahendada riigil ja tervishoiusüsteemil. Tohib, ma lisan ka veel ühe mõtte, et võib-olla eriti alguses, eriti olukorras, kus inimene ei ole tulnud konkreetselt skeemiteraapiasse teades, mis asi see on, et lihtsalt tuli spetsialisti juurde abi saama, siis alguses võib talle tunduda, et negatiivne külg on see, et ma lähen oma kuhugi vanasse valusse ja toon üles valusad mälestused ja seisan silmitsi oma haavatava lapsega, sisemise lapsega ja nii edasi. Et see võib alguses paista nii, ükski hea skeemiterapeut, piisavalt hea skeemiterapeut ei lähe vägisi sinna, ei hakka jõuga midagi välja kiskuma. Aga kui seda tehakse hoolivalt vastava tempoga ja toetades inimese valmisolekut, siis korraks võib see olla valulik, aga sellel on väga positiivne mõju, et me tegeleme selle vana haavaga, me parandame ta ära või siis puhastame ta ära, et ta saab hakata paranema. Et ei pea kogu aeg enam plaastrit sellele haavale panema, vaid reaalselt saab ära paraneda. Võib arm jääda, aga see enam ei tee haiget. Nii et lõppkokkuvõttes see on positiivne mõju läbi negatiivse, läbi valu. Mina ka lisaksin võib-olla mõtted, mul tekkis ka mõtteid, et kui me mõtleme, et me räägime, et skeemiteraapia on pikaajaline teraapia, aga see võib ka niimoodi olla, et inimene käib erinevate spetsialistide juures ja just nimelt oma kaitseolekutega. Et ta ei lase sinna emotsioonile ligi, siis tegelikult võib see ekslemine ja otsimine inimesele palju kallimaks minna. See võib aastakümneid kesta, et see on niisugune nii ja naa olukord tegelikult. Et kui leida selline nagu inimene, kellega tekib selline turvaline nagu terapeutiline suhe, siis ma arvan, et see kulu on väiksem. Ma vahepeal küsin, et kas meil on veel aega, et küsimusi meil on veel küll, et siis võtaks järgmise küsimuse. Et nüüd on üks konkreetsem küsimus skeemiteraapia õppimise kohta, ehk siis inimene kirjutab, et sooviks võtta osa skeemiteraapia väljaõppest, millal planeeritakse õppe eesti keeles? Ja mis on eeldused, võib-olla kohe vastaks ka sellele küsimusele? Jah, see on kohe järgmine küsimus, et kes saab tulla skeemiteraapia väljaõppesse, mis on eeldused selleks?
Katrin, sina plaanisid vastata? Mina plaanisin vastata, ma vist eeldus on tegelikult see, et mingi teise teraapia väljaõpe oleks seal ikkagi all, et ei ole oluline, et see inimene on kliiniline psühholoog, et ta võib olla psühholoog, kliiniline psühholoog, psühhiaater. Et eeldus on see, et millal järgmine väljaõpe eesti keeles on, mul praegu info puudub, et kas keegi juhatuse liikmetest teab seda praegult? Ja, see praegu on alustamas uus grupp, see grupp on täis, nii et järgmine väljaõpe tuleb järgmisel aastal loodetavasti, aga kuna seni on peaaegu iga aasta üks väljaõppegrupp käivitunud ja lõpetanud, siis on suur tõenäosus, et järgmine väljaõpe on järgmisel aastal. Kas see on eesti keeles? See on omaette küsimus, sest siiani ei ole ühtegi koolitust Eestis eesti keeles olnud. Ehk siis kõik on olnud inglisekeelsed, mis eeldab vähemalt teatud määral inglise keele oskust. Vaatame, kas Tohib, ma võib-olla lisan veel natukene, et see, kuna see on teise ringi teraapia, siis ikkagi gruppi saamiseks vaadatakse, mis terapeutiline baas inimesel juba on. Kindlasti peab olema magistrikraad mingis vastavas valdkonnas, mida Katrin juba nimetas, ma nimetaks sinna vaimse tervise õdesid või juurde, kliiniline sotsiaaltöötaja, midagi sellist, aga üks teraapia peab olema ja see peab olema mingi tõenduspõhine teraapia. Et ikkagi vaadatakse, mis see baasväljaõppe inimesel on. Ja lisaks sellele, et kellel on keeled suus, siis tegelikult tänapäeval on väga palju veebis õppimise võimalusi, sealhulgas ka Jeffrey Yangi enda grupis, ehk siis skeemiteraapia looja grupis, et erinevad üle maailma, erinevad väga ägedad skeemiterapeudid, kes on ühtlasi ka ISSD poolt sertifitseeritud koolitajad ja superviisorid viivad läbi ka online veebis tänapäeval koolitusi. Nii et kui keeleoskus võimaldab, siis õppimisvõimalusi on tänapäeval küll ja veel. Ja nüüd küsimus selle kohta, et kas skeemiteraapia sobib ka tähelepanuprobleemidega inimestele, kes näiteks unustavad, lükkavad edasi teraapias antud kodutööde tegemist ja muud sellist. Ma vastan sellele küsimusele, kuna ma töötan ATH inimestega. Jah, sobib küll. Lausa viimasel ajal on välja töötatud ka skeemiteraapia neuroerinevatele inimestele, kus just võetakse neid erisusi arvesse, sobib nii ATH inimestele kui ka autistlikele inimestele, mille raames võetaksegi arvesse neid eripärasid. Ja kindlasti see ongi, kui terapeut on piisavalt hea vanem, piiritletult teraapia raamistikus, selles teraapilises suhtes, siis nii nagu piisavalt hea vanem, siis arvestab selle eripäraga ka piisavalt hea terapeut. Piisavalt hea vanem oma tähelepanuprobleemiga last toetab, mitte ei riidle temaga, mitte ei karista teda selle eest, vaid aitab tal luua struktuuri, õpetada oskusi, toetada ta emotsionaalselt, sest loomulikult kui ma ei tule toime millegagi, millega teised neurotüüpilised inimesed toime tulevad, siis ma tunnen ennast halvasti. Nii et hea terapeut, skeemiterapeut kindlasti oskab ka selles osas toetada. Muidugi tore on, kui ka skeemiterapeudil on neuroeripärade või neuroerinevuse suhtes mingi kompetents olemas. Aitäh! Nüüd on meil kõik küsimused vastatud ja ütleksingi kokkuvõtteks, et aitäh, et te osalesite meie webinaril ja esimest korda toimus rahvusvahelise skeemiteraapia päeva tähistamine ja kõik, kes te osalesite, aitasite meil tähistada seda päeva. Ja aitäh kolleegidele, kes minuga koos esinesid. Palju õnne! Palju õnne meile kõigile! Ja.